Tere tulemast kuulama podcasti Motivatsioonimaastikud. Episood 2. Digitaalne detoks matkaradadelt alustab. Mina olen Lisanna Elm ja minu tänane külaline on Maris Kivistik. Tere Maris! Tere Lisanna! Väga tore sind stuudios siin kohata. Ja see pole üldse mitte juhus. Sest ma tean, et sa oled üle 30 aasta keskkonna teemadel tegelenud. Sa oled olnud õpetaja, bioloogiaõpetaja, alustades siit samast majast tegelikult. Me oleme siis endise Võru Kesklinnakooli ruumides. Ja sa oled õpetanud veel inglise keelt, siis olnud vahepeal Keskkonnaametis tööl, juhtinud seal keskkonnahariduse osakonda, teinud väga-väga palju rahvusvahelisi koostööprojekte, kuniks siis 7 aastat tagasi sa oma abikaasaga alustasid hoopiski Uuesaaluse veinitalu ja hakkasid ettevõtjaks hoopis. Ja seal sa siis tegeled veinitootmise ja ka agroturismiga, et ka näidata külalistele, kuidas seda maal elu täpselt ja tootmine käib. Lisaks sa juhid aktiivselt külaelu, sa laulad segakooris, tegeled murdmaasuusatamisega, ornitoloogiaga ja no ma usun, et sa oled kõige parem ja ideaalsem vestluskaaslane sellel teemal, mis meil täna on võetud, et kuidas siis sellest digimürast puhastuda looduse keskel ja sellest me hakkamegi rääkima tänases saates. Aga alustame sellest, et kuidas sa siia hetke üldse nüüd jõudsid, et sa olid õpetaja, siis sa olid ettevõtja. Kuidas see klõks käis? Mis see hetk oli? Kirjelda seda. Tõepoolest siin täna Võru huubis istudes meenuvad mulle ajad aastast 1992, kui ma lõpetanud just värskelt Tartu Ülikooli, siirdusin Tallinnast elama Võrru. See oli mulle juba esimene väga suur elumuutus ja alustasin tööd siis Võru Kesklinnakoolis bioloogiaõpetajana ja hiljem lisandus veel inglise keel. Ja loodus ühele bioloogile ongi väga tähtis, sest see on selline nagu elu mõtestamise viis enda ümbruse kaudu, et kes su ümber elavad, kuidas sa nendega suhestud. Nii et sellepärast see teema, digitaalne detoks ja loodus mind väga kõnetas tõepoolest. Ja kuidas minul see elu muutus siis tuli seoses sellega, et ma alustasin tööd Võrus õpetajana, siis töötasin pikalt 20 aastat Keskkonnaametis, tegelesin just ka loodusharidusega ehk siis looduse vahendamisega inimestele, et rääkida keerulistest looduse asjadest lihtsalt, nii et inimesed sellest aru saavad. Ja seda ma olen terve elu teinud, vaadanud loodust ja seda siis inimestele tutvustanud. Aga ettevõtjaks hakkamise klõks käis ära juba aastal 2013, kui me abikaasa Matiga käisime oma 25. pulma aastapäeva tähistamas Kreeta saarel ja siis külastasime seal ühte väikest veinitalu, mis jättis meile nii sümpaatse mulje, et me mõtlesime, et miks mitte hakata ka meie Uuesaaluse vanas mõisamoonaka majas midagi sarnast tegema. Ja sellest läks aega siis 4 aastat, 2017 saime me ametlikud tegevusload ja võisimegi hakata siis veini tootma. Ja esialgu käis see kõik töö kõrvalt, kuna tuli ikkagi raha teenida, et seda kõike startida, aga siis 4 aastat tagasi, aastal 2020 jätsin ma palgatöö sinna paika ja asusingi siis nii-öelda ettevõtja tööga pihta. Täiskohaga selles mõttes. Ja
mis siis praegu nagu teoksil on, siis võib öelda, et kõige kiiremad ajad on veinitalus, sest kõik need toorained, mis praegu valmivad, õunad, ebakydooniad, viinamarjad tuleb kenasti väärindada ja käärima panna, et neist saaks kevadeks järgmiseks aastaks maitsev vein. Ma küsin, et kui te tookord abikaasaga seal Kreeta saarel nägite seda armsat talu, mis teid inspireeris, et kas seal talus seda agroturismi poolt ja sellist loodusega, ümbritseva loodusega ühes elamist ka kuidagi moodi pakendati turistile või kuidas see seal välja nägi? Tõepoolest, seal oli just see turismi pakkumine, et näidata oma tegemisi ja see oligi see, mis mulle selle idee andis, sest et lihtsalt tootmine on üks asi, aga selle tutvustamine ja nii-öelda turismi poolega tegelemine, see on hoopis teine asi, see annab lisandväärtuse sellele tootmisele ja võimaldab siis ka selles mõttes lisateenida ka turismi poole pealt. Nii et sa algusest peale teadsid tegelikult, et sa oma talus, kuna sul on ka giidiks olemise kogemus ju, et sa hakkad tegelikult pakkuma seda mõlemat poolt kliendile. Kindlasti. Sellepärast, et kuivõrd me näeme, et inimesed koonduvad aina enam linnadesse ja nende side loodusega jääb aina ahtamaks, nende kogemus looduses liikumises muutub ahtamaks ja see, kuidas maal üldse elatakse, see muutub järjest enam selliseks muuseumiks, et need inimesed, kes elavad maal, need on nagu museaalid, keda siis tullakse vaatama. Ja ma arvan, et see Kagu-Eesti, siin Lõuna-Eesti ongi üks suur muuseumide võrgustik, kus siis näha seda ehedat maaelu. Ja ma arvan, et varsti saab väga suureks teenuseks ka maavanaema teenus, ehk siis lastele näidata, kuidas looduses elatakse, kuidas kasvatatakse toitu, kõike seda, nii et need ajad ei ole kaugel. Hakkad sa maavanaemaks? Ma juba praegu olen maavanaema ja ma oma lapselastele seda maavanaema teenust pakun suure õhinaga, näitan, kes järves elavad, näitan, kuidas kartulit kasvatada, kõike seda, mis siis saab loodusest korjata ja purki panna ja ära süüa, et tekiks side maaga, et nad ei kardaks loodust. Kus sul endal see tekkis see just see, et sa said aru, et see loodus on niivõrd oluline? No see pidi olema enne seda, kui sa bioloogiaõpetajaks õppisid, on ju? No mina kasvasin Tallinnas Mustamäel, täiesti kivilinnas, aga minul oli selline ristiisa, minu isa on surnud juba sellest ajast, kui ma olin 3-kuune, aga mind aitas loodusele lähemale viia minu ristiisa, kes viis mind matkama juba, ma olin õige väike, 5-aastasena ma matkasin juba Tallinnas ümber Ülemiste järve, 7 kilomeetrit kõndisin ära, nii et iga nädalavahetus tema viis mind metsa, võttis kompassi ette ja läbi rägastiku me matkasime igalt poolt läbi, nii et ma sain selle loodustunnetuse tänu oma risti isale, sest muidu Tallinnas kasvades seda looduse sidet ei oleks tekkinud, aga ma siirdusin ka õige pea, kui ma kooli läksin Tallinna noorte loodussõprade majja, kus siis Sirje ja Georg Aheri käe all ma õppisin loodusest väga palju ja tekkis selline sügavam huvi. Nii et tõesti see Tartu Ülikooli bioloogiat õppima minek oli küllalt loogiline samm ja ma seda üldse ei kahetse. Nii et on võimalik ikkagi olla täitsa linnalaps ja ikkagi saada see loodusarmastuse säde sealt endaga kaasa. Jaa, aga kõige markantsem näide minu ja looduse sidemest minu sugulased räägivad, kui ma olin pisike laps, 3-4 aastane ja mind viidi siis ka suveks maale sugulaste juurde, ema pidi tööl käima, siis ma olin röökinud ja karjunud, mis te tõite mind siia, siin on ju sipelgad, viige mind siit kohe ära, et siin on ju putukad ja olin ämblike kartnud hirmsasti, nii et ma ikkagi väga kartsin loodust linna lapsena, kui ma pisikene olin. Nii et pigem see oli niimoodi, et sa kõigepealt vaatasid natuke eemalt ja siis läksid üha rohkem sinna sisse. Siis tekkis mingi side tänu nendele käikudele looduses, et ma hakkasin ikkagi, no ega ikka pildi pealt ja televiisorist seda looduse sidet ei tule, see tuleb seal looduses viibides ja selliste heade juhendajate abil, kes aitavad seda keelt lahti rääkida, mis loodus räägib meile.
Aga miks see nii oluline on inimese jaoks olla looduses? No ma arvan, et see toob tasakaalu inimesele, see on inimese tervisele kasulik ja kui me räägime sellest digitaalsest maailmast, mis on meie peades nii sees meie ümbruses, siis meil nagu enda leidmiseks on vaja sellist rahu ja vaikust ja see tuleb just looduses liikumises, seal ei ole neid segajaid nii palju. Ja mul just tuleb meelde, ma eile scrollisin Instagrami ja siis seal nägin ühte holistilist psühholoogi, ma ei teagi täpselt kust maalt on, aga teiselt poolt maakera kuskilt ja siis tema sai just 42 ja ta ütles, et tal on ainult üks sünnipäeva selline soovitus oma jälgijatele, et kogu austuse juures igasuguste psühholoogide ja vaimse tervise mentorite ja tugijate suhtes, et inimesed palun minge loodusesse, võtke tänase aeg ja minge loodusesse, sest seal te täpselt leiate selle tasakaalu nagu. Nii et väga loodame, et see on üha tõusvas trendis. Liigume võib-olla edasi selle poole, mis on su enda lemmikud, sa oled nüüd Võrumaal olnud nii kaua aega juba, mis on sinu enda need lemmikkohad, kui sa oled nõus avama? Ja Võrumaa on kindlasti looduse poolest hästi rikkalik, siin on nii palju looduse rekordeid, nii palju erilisi objekte, looduskaitsealasid ja võib-olla me vähe oma maakonda tutvustades just nendest looduspärlitest räägime ja tõmbame inimesi võib-olla mingisuguste kunstlike tehisobjektidega rohkem, aga võiks väärtustada rohkem seda Võrumaa erilist loodust. Kõik teavad suurt Munamäge, aga vähesed teavad, et Eestis on kõige kõrgem kanjon, Hinni kanjon. Meil on Rõuge ööbikuorg oma ilusate vaadetega ja meil on väga huvitavaid soid ja rabasid. Minu enda lemmikuks ongi Luhasoo loodusõpperada, kus me võime vaadata siis, kuidas soo tekib kõiki neid arenguastmeid sellise lühikese jalutuskäigu jooksul. Ja mul on olnud eriline õnn koostada nendele Võrumaa matkaradadele erinevaid infotahvleid, voldikuid, trükiseid ja nende radade peal ka siis lastele loodust õpetada, et seda ma tegin ka aastaid, et loodusõppeprogramme viisin läbi siis Võrumaa koolide õpilastele, aga mujalt Lõuna-Eestist. Nii et mu enda lemmikkohad, kuhu ma soovitan kindlasti matkama minna, kus on ette valmistatud matkarada, on Luhasoo Rõuge vallas, kõige lõunatipus seal, ütleme nii, et Läti piiri ääres. Ja teine, kus siis me võime kogeda suurt kõrguste vahet, kes tahavad natukene rohkem füüsilist koormust saada, siis ma soovitan minna Vällamäe matkarajale, mis asub Haanja külje all, ainult 2,5 kilomeetri pikkune rada, kuid sealt lahkudes tunnete, nagu oleksite palju pikemal rajal käinud. Nii et sellised nagu kaks natuke vastandlikku, üks on hästi lage ja madal, sirge astumine, aga teine siis hästi kõrgete tõusudega ja langustega, nii et ongi see Võrumaa eripära, kus siis suured kõrguste vahed ja siis sood vahelduvad. Kui sa nüüd oled giidina juhendad gruppe nendel samadel matkaradadel, et kas siis laugematel või tõusurikkamatel, et mis sa oled tähele pannud, kuidas see looduses olemine ja kõigest sellest ekraani mürast eemal olek inimestele mõjub? No, kui lastest rääkida, siis lapsed kõigepealt ikkagi nad ei suuda oma nutitelefonist kuidagi moodi eemalduda, ehk siis nad ei suuda võib-olla lahti rebida sellest digimaailmast, nad tahaksid seda käes hoida, seda aparaati, aga nad ei suuda siis hakata kuulama neid looduse hääli, et mis siis ümbritseb. Ja nad võib-olla kardavad natukene ka putukaid, kardavad parme ja sääski, keda looduses on. Võib-olla nad kardavad ka metsa kuhugi pissile minna, sest et nad pole kunagi seda teinud, nad võivad isegi, võib juhtuda õnnetus, sest et ei ole lähedal sellist soliidset tualetti võtta alati. Nii et see loodusest võõrdumine on praegu
päris tõsine, nii et ma loodan, et lapsevanemad leiavad ise ka tee loodusesse koos oma lastega, et jalutada ja vaadata. Aga see nõuab jah, siis ka enda lapsevanematelt ka julgust, et üksinda minna siis oma perega. Et neid võib-olla inimesi on, aga neid võiks rohkem olla kindlasti, kes julgevad minna oma perega loodusesse matkama. No võib-olla, küsin niimoodi, et kas siis need, kes ei julge, võiksid võib-olla kaaludagi, et nad võtavad giidi kaasa või keegi, kes tunneb või oskab või et saada see esimene samm tehtud, sest võib-olla nad ise ka ei tea täpselt, mis seal looduses on. Ma arvan, et giidiga looduses käimine, kes siis loodust hästi tunneb, avab paljudele selle looduse palju sügavamalt, sellepärast et kui me liigume looduses, siis erinevad loomad ja linnud jätavad enda tegevusjälgi maha ja me saame lugeda seda looduse rada kõndides nagu sellist looduse raamatut, et kellegi väljaheide, keegi on kraapinud, siis me kuuleme mingeid hääli, et siis see giid suudab seda loodust ümber jutustada inimesele, teha see palju huvitavamaks. Et hiljuti ma jalutasin ühe grupiga ümber Kavadi järve, seal liikus üks harilik kärnkonn, ma võtsin selle kätte, ma näitasin seda looma, nad ehmas, sa julged seda kätte võtta, kas ta ei ole mürgine, mis ta teeb ja siis ma tutvustasingi, et kuidas ta elab, mis ta sööb, kuidas ta kasvab, et teinekord sellise väikese näite najal me suudame edasi anda seda looduse nii-öelda ka sellist võrgustiku iseloomu, kuidas kõik on kõigega seotud, et kui on üks liik, siis keda tema sööb ja milliseid tingimusi ta vajab, et siis see paneb ka inimesi võib-olla rohkem loodust hindama ja väärtustama, et miks seda loodust on vaja kaitsta ja hoida. Mis hetkedel sa oled ise pannud tähele, kui sul on üldse olnud selliseid hetki, et sa oled võib-olla suure küll looduse armastajana, aga ka ikkagi mingid perioodid nii palju arvutis, et on sul selliseid hetki üldse olnud, et sa pead ka teadlikult seda tasakaalu, et ma nüüd lähen loodusesse tekitama, et mis need momendid on? Seda kindlasti, et kui on väga tihe selline nii-öelda laua taga töötamise periood, siis mul on õnneks olemas üks treener ja see treener on üks väike taksikoer. Ja tema tuleb iga hommiku minu juurde, sest ta teab, et ma lähen temaga kindlale matkarajale siis jalutama 2,5 kilomeetri pikkusele ja kui ta seda ei saa, siis ma pean nagu mõtlema, et kuidas ma nüüd ei leia seda poolt tundi, et see hommik teha. Ja võt sellised hommikused retked annavad sellele päevale sellise õige tunnetuse, kui sa vaatad, kuidas loodus on arenenud, mis on juhtunud, käies ühte ja sama rada, näed sa alati midagi uut. Et seda on ka Fred Jüssi öelnud, et selleks, et midagi uut näha, mine kõnni vana rada mööda. Sa näed selle looduse muutumist kõigest tema ilus, et kõik need taimed ju vahelduvad aastaaegade jooksul, ühed õitsevad, teised lõpetavad, ühed tulevad, teised lähevad, nii et see on tõesti tõsi. Nii et head vaatajad, võtke endale koer, et esimene digitaalse detoksi nipp, et siis on vähemalt paar korda päevas garanteeritud, et saab minna õue. Okei, sa rääkisid ennem, et laste jaoks võib olla ikkagi väljakutse nendest digiekraanidest eemaldada. Kuidas täiskasvanutega nüüd on, kui sa täiskasvanud neid matkaradadel näed, et üks asi on pildistamine kindlasti on ju, et miks inimesed tahavad hoida telefoni käes on ju, et kas seal nende puhul tekib teadlikumad see klõks, et nad tahavad nagu selle telefoni nüüd ära panna ja nad tahavad olla rohkem teadlikumad selles hetkes või sa täiskasvanutega pead ka kuidagi moodi tähelepanu pöörama, et kuulake nüüd loodushääli ja et tulge minuga kaasa või kuidas see täiskasvanutega käib?
täiskasvanute puhul ikkagi seda nii suurt sõltuvust ei ole, et pigem neil on tõesti telefon käes, et midagi ilusat pildistada, kes on selline kõva pildistaja, siis tema ikkagi püüab jäädvustada neid ilusaid vaateid või mingeid objekte. Aga täiskasvanute puhul seda nii suurt probleemi ei ole, nad siiski kuulavad ja tahavad tõesti midagi teada saada päris teadlikult. Aga paljudele täiskasvanutele on ikkagi abiks ka mitmed erinevad sellised looduse tundmise äpid, mis aitavad siis neid liike tunda. Näiteks lindude tundmiseks on hea äpp on Siuts, mis on nii Androidi kui Apple'i toodete puhul, aga meie oma Eesti rakendus on siis Eesti linnud, mida saab siis Androidis kasutada, et saab siis neid linnuhääli selgeks õppida. Ja taime tundmise puhul on siis üks selline äpp, mis on PlantNet, samamoodi aitab taime ära tunda. Ma tegelikult isiklikult neid ei kasuta, sellepärast, et pigem kui ma mingisuguse huvitava taime leian, siis ma teen sellest pilti või võimalusel võtan kaasa selle pealse osa, kui ei ole tegemist kaitsealuse liigiga ja enam-vähem tean, mis ta on, et ma tahan seda liiki ära määrata, siis päris määraja järgi mul on olemas vastavad raamatud, aga lindude puhul pigem ma lindistan ja lähen koju ja siis kuulan, arvan, et see võiks olla see, siis ma kuulan ja kõrvutan ja püüan niimoodi ära määrata. Nii et võib minna ka sellise salajase uurijana, et ütleme niimoodi, et võib-olla ei ole loodusega sina peal, võib-olla ei taha seda giidi ka võtta, aga sa tõmbad endale siis äppiga siis taimede tundmiseks või linnu häälte tundmiseks, tundmaõppimiseks ja siis hakkad vaikselt nagu sealt minema, et need võivad tegelikult need igasugused äpid võivad siinkohal olla kasulikud, et me saame rohkem sõbraks loodusega. Ja võivad olla kasulikud, sest inimesed, kes on väga nagu netisõltlased, siis see võib olla viis, kuidas neid looduse juurde juhendada, et neid huvitab info, mida võimaldab nutitelefon, aga see on seotud loodusega ja see viib teda loodusesse ja loomulikult ka erinevad kaardirakendused, kui inimene läheb metsa jalutama, siis ta võib ka ära eksida, seetõttu on kõik need kaardirakendused väga olulised positsioneerimisega, et inimene ära ei eksi. Ja samamoodi on RMK-l väga hea äpp, mis juhatab erinevatele matkaradadele, loodusobjektidele ja annab siis infot nende võimaluste kohta, mis looduses on, kuidas liikuda. Nii et järgmine nipp, äpid, loodusäpid, et võib sinna sisse vaadata sinna teemasse. Tahaks nüüd küsida, et on inimesi, kes ütlevad, et aga miks ikkagi see Lõuna-Eesti, et igal pool on ju ilus, igal pool on loodus, igal pool on ilus, et miks just tulla Lõuna-Eestisse tasakaalustama seda loodusega uuesti sõbraks saamist ja võib-olla digitaalsest elust siis natuke ka teadlikumalt nende sirutuspausidel eemalduda, et miks just Lõuna-Eesti ikkagi? Väga huvitav on see, et koroona aeg mõjus meie inimestele nii, et inimesed läksid rohkem loodusesse ja ükskord ma sattusin Tallinna lähedale ühele õpperajale ja ma ei saanud aru, mis seal toimub, sest seal oli nagu laulupidu. Seal oli massiliselt autosid, seal oli võimalik loodusõpperajal üldse liikuda laudteel, seal oli nagu mingisugune tõesõna nagu rahvakogunemine. Ja vot see on siis see Tallinna lähedus, need õpperajad, mis on nagu suurte linnade lähedal, nendel on väga suur koormus ja seal te ei leia seda detoksi digitaalsest maailmast, sest seal te kohtate liiga palju inimesi, kes teile rahu ei anna ja seda vaikust. Et Lõuna-Eesti ei ole nii tiheda rahvastikuga ja siin ikkagi on need matkarajad võib-olla vähema rahvaga. Et siin te saate seda rahu ja vaikust kindlasti rohkem kui Tallinna lähistel. Nendel matkaradadel loomulikult on seal väga toredaid loodusobjekte, aga see koormus on seal palju suurem, nii et Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa oma kauni loodusega ja ettevalmistatud õpperadade, matkaradadega on kindlasti väga eriline paik. Et mina isiklikult tunnen rohkem võib-olla Võrumaa loodust nagu kõige paremini, aga ka Põlvamaa ja Valgamaa
pakub väga toredaid elamusi loodushuvilistele. Et selles mõttes see küsimuse teine pool mul läks praegu meelest ära. Oligi, ma arvan, et sa vastasid juba ära, et Lõuna-Eestis ei ole lihtsalt nii palju inimesi, et sa saad seda privaatselt olemise tunnet, mis on tänapäeval tegelikult luksus ja üha enam luksuseks muutumas. Et sa saad seda kogeda siin. Ütleme nii, et siin ei ole ka sellist nagu linnamüra nii palju, et suurte teede müra, et nende suurte teede müra ju ulatub väga kaugele ja siin Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal erinevaid metsa- ja matkaonne, kus saab siis spartalikes tingimustes ööbida ja tõesti sellist võib-olla mitu päeva seal viibida ja olla enda keskel, eks ole. Et selles mõttes neid võimalusi siin Lõuna-Eestis on väga palju. Kui vaadata tõepoolest natukene siis RMK kodulehele, kus on kõik need avalikult kasutatavad rajad ja objektid olemas. Et me oleme väga, ütleme, Eestis on väga hea matkaradade võrgustik ja need on kõik tasuta. Et see on kõik ikkagi tasuta, mida meie loodus pakub ja võib-olla tasub selle peale mõelda, et paljudes riikides on kõik need igasugused külastused tasulised, aga see looduses viibimine on meile ju tegelikult nagu arst kirjutab tableti, mine nüüd loodusesse, sa saad vaimse tasakaalu, et see on tegelikult tasuta rohi, mida me võiksime kasutada oma niisuguste ärevate meeleseisundite tasakaalustamiseks ja selleks suurte töökoormuste tasakaalustamiseks. Et see, ma arvan, et see on hea mõte. Nii et maavanaema hakkab välja andma seda retsepti ise kirjutama, kui inimesed, olge valmis siis. Olge valmis. Ma olen jälginud Uuesaluse Veinitalu sotsiaalmeediat ja lugusid ja siis mul just tuli meelde praegu see, et ka sellised üksikud uitajad, matkajad seljakotiga on mõnikord jõudnud täitsa niimoodi endalegi üllatuseks, mitte et nad oleks Uuesaluse Veinitalu otsinud, vaid nad on lihtsalt kuidagi jõudnud teie õuele, ilmselt ka mingi matkaraja siis matkarajal mingitel matkaradadel olles on ju. Et kui sageli seda ette juhtub. Ma tean, et seda on juhtunud, ma olen storitest näinud, aga ja ma olen ka inimeste sellist vau-momenti näinud, et vau, et kus ma siis nüüd jõudsin. Et on seda rohkem? Ütleme nii, et me oleme Uuesaluse Veinitalu asub sellises kohas, mis jääb pika matkaraja, RMK pika matkaraja tee peale, mis algab Aegvidust ja lõpeb Karula rahvuspargi keskuse Sähijärvel ja seal on neid matkajaid olnud päris palju, kes siis jupi kaupa seda pikka üle 400 kilomeetrist matkarada matkavad ja on sattunud meie juurde ja see on, me oleme alati neid lahkelt vastu võtnud ja pakkunud neile siis süüa ja juua ja elektrit, mida tänapäeval ikka tee peal on vaja, et laadida oma nutiseadmeid ja tähtsaid seadmeid, mis elektrit vajavad sealt käimisel. Nii et me oleme strateegiliselt väga hea koha peal, sest tõepoolest me saame oma külalistele pakkuda ka sellist looduses liikumise elamust. Lisaks selle Veinitalu külastusele meil on Kavadi järve matkarada, mis on meie talust ainult paarsada meetrit. Nii et selles mõttes aina enam soovitakse oma töökollektiivi väljasõitudel teha ka sellist väikest matkaringi, jalutada koos oma kolleegidega ja lülitada ennast välja siis natukene ka sellest töömelust ja kogeda siis loodust. Nii et ma tulen korraks tagasi, kuidas see jupikaupa matkamine käib, see tähendab niimoodi, et ma nagu sealt kuskilt Aegvidust alustan ja siis ma vaatan, kui kaugele ma täpselt jõuan ja siis ma kutsun ennast endale kedagi vahepeal järgi ja siis ma tulen mingi hetk tuled uuesti. Sealt samast punktist ja siis lähen edasi, eks ju. Nii tavaliselt tehakse, sellepärast, et ega päris 400 kilti ühe ropsuga ei suuda keegi läbida, aga selliseid matkajaid on olnud ja nad on küllalt räsitud. Tütarlaps ükskord jõudis meieni, kes oli pisarad silmas, ütles, et ma olen nii rõõmus, et ma siia jõudsin, et ma olen 5 päeva kõndinud ja nüüd ma saan jälle
inimasulasse. Nii et neid niisuguseid metsikuid matkajaid on palju ja paljud tulevad ka jalgratastega, nii et selles mõttes erinevad võimalused on matkamiseks. Mis selle Uuesaluse veinitalus siis veel saab lisaks sellele Kavadijärve matkarajale, mida seal saab veel teha, et olla ühenduses iseendaga? No meil on siis võimalik, meie juurde on võimalik tulla nii üksiga kui ka perega või ka töökollektiiviga ja see matkarada on siis üks võimalus, aga on võimalus ka meie talus ringi kõndida meie istanduses, vaadata, kuidas seal viinamarjad kasvavad. Meil on välja töötatud selline tiimidele mõeldud selline aardejaht, mis tekitab sellist natukene elevust ja võib-olla sellist asarti, et siis nad saavad aaret otsida koos oma kolleegidega seal erinevates gruppides, et need on need võimalused, mida me pakume ja muidugi istumine õues, veini nautimine järvekaldal, kus ka ei ole selliseid linnahääli, on ainult loodus, et see juba ka paljudele tekitab sellise vau efekti, kus nad näevad, et milline rahu ja vaikus siin on. Et nad istuvad ja vaatavad, istuvad järve ääres, et see linnastunud inimestele ongi see vau. Millega mina olen igapäevaselt nii harjunud. Ma ei oska seda vist lugu pidada võib-olla. On niimoodi, et vahepeal käid linnas ja ära tuled tagasi ja siis on see vau sul ka olemas. Siis on mul ka vau, jah. No, kui sa saad nüüd korraks tuleviku peale mõelda, et mis oleks selline sinu unistust seoses, ütleme nii, loodusega ja tööga ja selle nagu ühendamisega seotud, et mis tulevik, mis innovatsiooni ta võiks pakkuda, kus ükskõik mida saaksid välja mõelda? No ütleme nii, et ma tahaks võib-olla rohkem teha seda loodusgiidi tööd, kui mul vähegi võimalik on ka teistele matkaradadele inimesi viia ja nii-öelda loodusest lugusid jutustada, sest see, mida sa tunned ja tead, seda sa oskad ka armastada, et kui sa tunned neid looduse liike, siis sa oskad neist hoolida, muidu see loodus tundub selline tundmatu, tundub, et üks segane värk midagi häälitseb, aga ega täpselt ei tea, aga nii kui sa tunned ära, seal on see rähn, vot see on suur kirjurähn, tema elab vot sellises õõnsuses, siis sa oskad sellest suur kirjurähnist ka lugu pidada teda, isegi armastada, kui sa tead teda. Ja nüüd, kui me mõtleme loodusele kui tööruumile, siis milliseid lahendusi sa pakuksid meie kuulajatele, kes tahaksid, kellel on võib-olla selline soovunelm, et tahaks kuidagi looduslähedasemaks muuta oma selliseid tööharjumusi või töörütme, siis mis sa neile pakud? No ma arvan, et juba igapäevasest kontorist välja tulek ühele töökollektiivile annab hoopis teise hingamise. Seal on see, kuna ma olen ka pikalt olnud üle 10 aasta osakonna juhataja Keskkonnaametis, mul oli mõnedel aegadel oli üle 20 inimese osakonnas, siis sellised väljasõidud kontorist, kokkusaamised väljaspool sellist ametlikku õhkkonda mõjusid nagu tiimide nii-öelda omavahelisele suhtlemisele, sellisele sisekliimale, õhkkonnale väga positiivselt. Sest inimesed said tulla ja rääkida ka niisugustel inimlikel teemadel, tööasjadest sai rääkida. Ja kui see keskkond võimaldab ka selliseid matku, selliseid ühiseid liikumisi, võib-olla ka sportlikke tegevusi, siis see on ainult kasuks ühe töökollektiivi nii-öelda tervisele. Me võrdleme siis inimesega, siis see töökollektiivi tervis sõltub ka sellest, kuidas need suhted on. Ja need suhted lähevad paremaks, kui saadakse kokku
kokku mingis teises olukorras, vabamas õhkkonnas. Aga kuna alati on raha väga vähe kollektiividel, siis tuleb leida neid võimalusi, mis on soodsad ja tegelikult selline linnast välja sõitmine, võib-olla mitte kallite ruumide üürimine, aga ka sellised väljasõidud matkaradadele on odavad, ma arvan, ja sinna saab ju võtta võileivad kaasa, teetermose kaasa ja selle päeva käigus võidakse lahendada nii mõnigi keeruline probleem ja leida mingid uued lahendused, et teha selliseid väljasõite ka nii-öelda minimaalse eelarvega. Ma arvan, et see on praeguses majandusolukorras ka kindlasti tulevik, aga meil on ka terve rida ju selliseid toredaid turismitalusid, erinevaid ööbimiskohti, majutuskohti, kes võimaldavadki selliseid ruume, selliseid tingimusi, ka selliseid nii-öelda looduse kogemuse võimalusi nendele tiimidele ja seda just eriti Lõuna-Eestis, sest meil on siin teadagi vähem rahvast, rahu ja vaikust. Nii et ma arvan, Kuplandi võrgustik suudab siin nii mõnelegi töökollektiivile anda oma võimalustega uue hingamise, kui seda ainult soovitakse. Ja ma nüüd mõtlen seda, et kui keegi meie kuulajatest nüüd mõtlevad, et aga kuulge, et Tallinnas kuulad on ju meid ja siis ütled, et aga kuulge, te olete seal Lõuna-Eestis ja mõelge nüüd, kui ma oma tiimiga tulen, et meil läheb, ma ei tea, näiteks võtame rendime bussi edasi-tagasi, mis iganes, et läheb nii kalliks, siis seesama tegelikult see aspekt, et sa ei pea seal tervet päeva seda seminariruumi rentima, sa teed seal näiteks, ma ei tea, 4 tundi teed oma töise koosoleku ära ja ülejäänud päeva oletegi õues, mis ei maksa mitte midagi tegelikult, eks ju. Et tegelikult seal on nagu, sa saab kaaluda neid kasusid siis tegelikult, mida on väga palju selles mõttes tiimile. Ma arvan nii, et eks sellised turismi edendajad võib-olla saavad järjest enam aru nende töökollektiivide vajadusest just looduses liikumise osas, et pakutaksegi võib-olla järjest rohkem selliseid võib-olla natuke odavamaid võimalusi, aga koos juhendamisega, et viia inimesi loodusesse, teha neile seal põnevaid matku, kas siis paadiga või süstaga või jalgratastega, et see mõjub ikkagi kõigepealt inimese tervisele hästi ja teiseks ka selle töökollektiivi tervisele hästi, et igatepidi ma arvan, et see on tulevik. Et see loodus on see meie arstilaegas, kus me võtame selle ravimi ja saame paremaks ja tervemaks. Tegelikult. Ja tegelikult mõtlen, see on üks pool, et see võib olla soodne, aga see võib olla ka tegelikult väga ülieksklusiivne, et kui keegi tahab mingisugust megaelamust, mingisugust, ma ei tea, näiteks 2 inimesele mingisugust privaatmatka koos, ma mõtlen siin just Uuesaluse veinitalu peale koos pime degusteerimise erinevate, ma ei tea, kohalike maitsete, võib-olla jah, isegi sellist nagu elamus õhtusööki, siis sealt saab ka väga, ütleme, et kui keegi tahab, siis saab ka seda poolt väga vabalt korraldada. Seda kõike saab korraldada. Mul tuligi kohe niisugune mõte, et miks mitte sellist lõkkeäärset õhtusööki koos tähistaeva vaatamisega korraldada pisikesele grupile, pakkuda põnevaid toite, kohalikke veine, rääkida lõkkeääres lugusid. Et ma arvan, et see on ka päris tore idee, sest inimene otsib aina uusi elamusi, aina põnevamaid asju, see on ka võib-olla selle digimaailma üks probleem, et me otsime, kui scrollime, tahame jälle midagi uut, meil see tähelepanu hulk, mis me ühele pildile või videole pühendame, on väga lühike, me tahame jälle uut, see tähendab, et igal pool ollakse kärsitud, tahetakse jälle midagi uut kogeda, et see nõuab ka siis, paneb ka kõik meie teenusepakkujad, turismitalud, erinevad ettevõtjad ka sellisesse olukorda, et nad ei saa loorberitele puhkama jääda, nad peavad kogu aeg uusi asju välja mõtlema, nii et siin on ka nii-öelda teiselt poolt peab ka pakkumine vastu tulema.
Ja ühelt poolt see uus, aga teiselt poolt mingil hetkel me võime ikkagi jõuda täpselt see sama, mis sa ütlesid, et Fred Jussi ütles, et käige neid vanu ja tuttavaid radu, et läbi nende üliuute kogemuste või mingil hetkel avastada, et tegelikult nad ei olegi nii väga uued, et need on inimese baasvajadused, need on nagu need igatsused, mis on iga inimese sees, on ju. Sest et ma kujutan ette veel, et ehkki see ei ole meie podcasti teema, siis inimesed tulevad ka, ma kujutan ette, mitte ainult oma nutisõltuvuse või ekraanide siis muredega või probleemidega nii-öelda või sellest sõltuvusega, vaid nad tulevad ka oma raskete emotsionaalsete seljakottidega tegelikult ja jõuavad siia Lõuna-Eestisse, et ka tegelikult, et sa saadki vaimselt igatepidi nagu puhtamaks ja paremaks ja värskemaks inimeseks igal juhul, et no ma loodan küll, et eks see nõuab tõesti ka sellist head turundamist, et me suudaksime siis seda Lõuna-Eestit ka teha huvitavaks ja põnevaks, atraktiivseks nendele, kes tõesti sellist loodusesse tulekut ihkavad, et nad jõuaksid siia ja saaksid siit selle kogemuse, mida siis ka oma tuttavatele soovitada. Jaa, täiega loodame seda, et Lõuna-Eesti tuleb rohkem igatepidi kaardile ja meie tublid ettevõtjad ka. Aga aitäh sulle, Maris, ja kuulaja, kallis kuulaja, ma kirjutasin siin vahepeal üles ühe Marise lause, mis mulle lihtsalt niivõrd hullult meeldis, et mida tunned ja tead, seda oskad ka armastada ja see on minu meelest, no ma ei tea, tulevikus me ilmselt näeme kuskil mingisuguses, ma ei tea, raamatus seda nagu on need üteluste raamatud, et minu meelest väga, see on super ilus mõte, et see ei ole muidugi minu välja mõeldud, siin on ju palju targemad inimesed selleni jõudnud, et üks loodusõpetaja Inglismaalt on seda öelnud, mul ei tule praegu nimi meelde, aga ma arvan, et see on nii. Jah, no ikkagi sa kannad seda endas ja selles mõttes, et tänases podcastis ütles selle välja Maris. Nii et tulge siis maale vanaema juurde. Maris kirjutab teile kindlasti head liikumisretseptid, tuleb ka ise kaasa vajadusel. Ja siis nii ongi. Aitäh teile kuulamast.